tiivasõlme tegemiseks võtta siis nöör kätte niimoodi, et kas keskpunkt või siis see koht, kus nöörid on kokku seotud, on sinu enda poole. Siis on sul 2 nööri, parem ja vasak. Kõigepealt niimoodi, et parem läheb üle vasaku. Tee selline lahtine sõlm. Põhimõtteliselt selline paun. Nüüd on värvid pooled vahetanud, võtad parema nööri ja parem nöör teeb aasa põhisõlme taga. Niimoodi aasa. Ja siis vasak nöör teeb aasa põhisõlme peal. Nii et kui vaadata, siis on 2 aasa, üks on peal, teine on all. Siis see nöör, mis nüüd tuleb paremalt, läheb parema aasa alt ja siis läbi siin üleval oleva pisikese sõlme tuleb tagant ettepoole üles. Ja kui see vahepeal keerdub, siis lihtsalt korrigeeri ja kõik korras. Ja vasakul pool olev nöör, see, mis tuleb tagant, läheb vasakul oleva aasa pealt ja eest taha. Nii. Et siis põhimõtteliselt tekib selline sõlm. Ja pingutamiseks lihtsalt võtta nendest aasadest, tiivakestest kinni ja tõmmata. Ja kui ta siin vahepeal ennast risti kisub või midagi pole hullu, lihtsalt pärast korrigeerida. Ja siis ülemised nöörid ka pinguldada. Nüüd ta on natuke suur, eks ole. Selleks, et need tiivad väiksemaks teha, kõige lihtsam on, kui võtta see keskkoht või ühenduskoht ühte kätte ja kohe selle kõrval olev nöör algatuseks võtta ja tõmmata. Ja täpselt nii suureks, kui see tiib peab olema. Ja nüüd, et see osa siin pingutada, siis lihtsalt sama nööri teisest otsast ja tõmmata. Ja siis on üks pool on pingutatud. Ja teine pool, täpselt sama süsteem, lihtsalt keerad sõlme teistpidi, jälle keskkoha või kinnituskoha kõrval olev nöör, tõmbad täpselt nii pikaks kui vaja ja siis tõmbad selle nööri teist otsa. Op. Ja ongi olemas. Pingutame veel otsad ja siis korraks tõmbame tiivadest ka ja tiiva sõlm on olemas.